suusad alla, seal mäe peal libiseb ja tõusul peab. Teiste maitses nüüd ei saa hoolida, uusi radu proovin ma. Ja nüüd sai oodatud lausa igavik, mind vist aranud on suusapaavik. Teiste maitses nüüd ei saa hoolida, uusi radu proovin ma. Täna on nime hea, suusad alla, seal mäe peal libiseb ja tõusul peab. Teiste maitses nüüd ei saa hoolida, uusi radu proovin ma. Ja nüüd sai oodatud lausa igavik, mind vist aranud on suusapaavik. Teiste maitses nüüd ei saa hoolida, uusi radu proovin ma. Ei, läheb, go. Go teeninduspunkt. Tulge internetti! Internet, mis levib ka suusarajal. Liitu kohe lühinumbril 1545 või veebis energia.ee. Suusabaasis on tantsipidu, see toimub siin igal õhtul. Noorte kehade vallatust ruum on täis ja villaste sokkide lõhna. Nurgas mustendab kaaneta klaver, seda lokkides lontsab viina. Mees, talvespordi suurim fänn Saku originaal jagab nüüd laiali 5000 € talvekama. Aja suusad alla ja löö oma talent lauale. Vaata originaali kuuspakilt või saku.ee. No nii, ja seekordset saadet Suusahullud. Plaanis oli alustada alguses seda Viru maratoni stardipaigast, aga kuna kell on juba 11 ja me ei ole veel sinna stardipaika jõudnud, sest ilmaolud on väga ekstreemsed täna ja ma näen, et minu ees on täpselt ka Suusahullude auto siin samas mõõdaku vahetusläheduses. Ma ei teagi, kus me täpselt oleme, palju tüdrukud sinna stardipaika meil jäänud on. 2 kilomeetrit minna, nii et me võiks suusad alla panna ja sõita. Siin parkida. Ma vaatan, et see rada tõenäoliselt, mis meid ees ootab, on üsna siuke ekstreemne, nagu siit ka pilt vist näitab. Ja eks autoradagi oli ekstreemne, et kohalik sahk tõmbas meid just hangest välja. Tohutult tuiskab. Hetkel olen siis autoroolis ja Viru maratoni stardini on jäänud veel loetud minutid, aga stardipaika ma veel jõudnud ei ole ja tegelikult täpselt samasuguses olukorras on võib-olla 100, võib-olla isegi kuni 1000 inimest, sellepärast et ekstreemsed olud on siin Rakvere ümbruses praegu. Tuul puhub umbes 10 kuni 15 meetrit sekundis, nii et täiesti hullumeelne ja väga meeldejääv saab olema igal juhul see EMT Estoloplati sarja avalöök. Kuna Viru maratonile oli registreerunud rekordarv osalejaid ja stardipaiga lähedal nappis parkimiskohti, said osalejad soojenduseks kõmpida parklast päris pika teekonna kuni stardipaigani. Olgu läbi iroonia öeldud, et Viru maraton on viimastel aastatel olnud peakorraldaja nime vääriline. Viru maratoni korraldaja Eevi Torm langetas juba 2 aastat järjest maratoni hommikul raske otsuse. Tuisuga raskeks muutunud teeolude tõttu
tuleb start poole tunni võrra edasi lükata. Kuid vaatamata keerulistele ilmastikuoludele oli trass siiski kenasti läbitav, sest vahetult enne suusatajaid läks rajale ka lumetraktor ja mootorsaanid. No nii, Margus Ader just ütles siin selle ürituse teadustaja, et stardini jääb aega 9 minutit. Minu stardinumber täna siis 207 ja stardin siit ja siin siis 200 kuni 400 sellises stardigrupis ma startimas olen. Härrad, kuidas siis on? Mitmes see maraton läheb juba? No ei ole täpselt lugenud kõike, eks ole. Aga siin vahepeal oli väike paus, eks ole, aga nüüd olen jälle alustanud. Nüüd peale pausi olen teist korda siin mõõdakul. Ja palju vanust on juba? 69 saan kohe. Ja päris eest stardid, et järelikult need eelmised tulemused ei ole sugugi mitte pahad. Aasta oli mul niimoodi, et ma startsin kuskil seal 1000 pealt, aga siis jõudsin nii kaugel ette, jah. No ma ise vana rattamees. Väga tubli. Ja kuidas sinu on ka rattamees või oled rohkem juba suusamees? Temaga vene keel. Я русский, с Нарвы. С Нарвы? Да. Ta on väga kõva suusamees. А где катается на лыжах? Ой, у нас много хорошая лыжня сейчас есть. Я уже 10 лет на чемпионатах мира по ветеранам выступаю, так что... Хорошо. И медали всегда привожу. No siin on number 280, üks noorem mees ka minemas rajale. Milliste eesmärkidega? Siis ma saan aru, et sinu jaoks esisaja koht oleks võib-olla üks eesmärk. Seda kindlasti. Eelmine aasta esimest korda olin Viru maratonil, siis startisin sealt lõpu poolt ja siis ettepoole ei saanud. Aga täna on esisada kindlasti. Väga hea, mina võtan siis ka eesmärgiks esisaja sisse jõuda ja võtan siis tema sappa nii-öelda. Nii et Viru maraton taas kord aset leidmas, vaatamata nendele tohututele ekstreemsustele on inimesed siia kohale jõudnud ja väidetavalt kuni 1300 inimest peaks täna siin stardis olema. EMT Estoloppe tavavõistlus 27. Viru maraton tõi starti kokku 1259 suusatajat, mis oli ka uueks osavõtjate rekordiks. Neist koguni 963 suusatajat oli registreerunud pikale maratonile, vaid mõni neist jäi tuisuga starti tulemata. Stardirivi ees oli liidrisärgis rajale minemas Priit Narusk, kelle järel esireas numbri all 32 Mihhail Lukaritšenko, 16 Risto Mägi ja numbri all 3 Aivar Rehema. Numbri all 4 näiteks Priit Talves, 6 Janek Vallimäe, medali mõtetega oli veel rajale minemas näiteks numbri all 8 Timo Juursalu, 9 Risto Roonet, 10 Jüri Mjašnikov ja suusahulludest oli numbri all 21 startimas Andres Juursalu. Lühemale 25 kilomeetri rajale registreerus esialgsetel andmetel 299 suusatajat ning 15 minutit peale pika distantsi starti said rajale minna ka need, kes valisid sel korral lühema maa. Igati osalejate rohked olid ka Viru maratoni lastesõidud. Hästi rahulikult, ei ole kiiret, kõigil on auhinnad. Ning kui lastesõidud ja lühikese raja osalejad võistlesid peamiselt iseendaga, siis põhidistantsil 42 kilomeetrit käis tõsine võistlus poodiumi kohtade eest. Teise teeninduspunkti umbes poole distantsi peal jõudsid esimestena Rehema ja Narusk, kes olid Priit Talvesel ja Janek Vallimäel eest ära sõitnud. Mõningase vahega järgnesid juba Keijo Priks, Risto Mägi ja Meelis Aasmäe. Esikuuiku konkurentsis püsis veel ka üks kolmene grupp, kus oli Timo Juursalu, Kristjan Nurmsalu ja Risto Roonet. Umbes 12 kilomeetrit enne lõppu sõitis aga Aivar Rehema Naruskil eest ära ja nii kuulus 27. Viru maratoni võitu oodatult Aivar Rehemale. Ta läbis 42 kilomeetrit ajaga 1 tund, 57 minutit ja 50 sekundit. Rehema järel tuli teiseks Priit Narusk, kes sai samuti napilt aja alla 2 tunni. Rehemale kaotas ta 1 minuti ja 44 sekundiga. Kolmanda koha saavutas Janek Vallimäe, kaotades võitjale üle 3 minuti, tema lõpuajaks 2 tundi ja 32 sekundit. Autasustamisele oli asja veel numbri all 4 startinud Priit Talvesel, kes sai ka 4. koha, temal kogunes kaotust Rehemaale 4 minutit ja 46 sekundit. 5. oli Risto Mägi ja 6. Timo Juursalu. Aivar Rehema, palju õnne, esimene koht täna, kuidas siis sõidu kokku võtaksid? Maris Kaarjärv,
no mis seal ikka, et tahtsin niisugust pikemat uisusõitu, et see aasta ei ole teinud ühtegi, et kui vaadata, et maailma meistrivõistlustel on üheks põhidistantsiks 50 kilti uisku, siis tänane oli hea trenn. No mis hetkel siis Priidul ja eest ära läksid? No ma arvan, et mingi 13-14 kilomeetrit oli lõpuni, et siis ma vaatasin, et Priidul oli juba vahepeal raske juba ennegi. Ma mõtlesin ka, et viimased 13-14 kilomeetrit pingutan nagu päris kõvasti ja noh, oligi, et nii kui nagu juurde panin, siis Priit jäi kohe maha ja siis juba lasin lõpuni. Kuidas see enesetunne siis on, et selle seisundi pealt minna maailmameistrivõistlustele ei ole paha? Ja ma praegu veel väga hea ei ole, aga selge see, et praegu on iga nädalaga seis paremaks läinud ja natuke on veel MM-ini aega, et nüüd ongi, et nüüd keskendun vähe treeningutele jälle ja siis juba 19. detsembril Trammeni maailmakarikas, et siis juba näeb. Võit vormistati umbes 12 kilomeetrit enne lõppu, et Aivar tegi sellise väikse kiirenduse tõusu peal, pärast ütles ka, et tal tõus oli väga hea sõita. Mul just oli vastupidi, et saaks seda lausikut sõita ja tuli see vahe sisse. Üritasin seal veel paar-kolm kilomeetrit nii-öelda jälitada, aga siis loobusin ja siis olid juba mõtted, et hoiaks nüüd teist kohta, et vaja ikka lõpuni sõita. No üsna ekstreemsed olud tegelikult, et väga pehme rada ja mõned kohad, ma mäletan, olid täiesti sellised, kus sõideti peaaegu klassikalises tehnikases mõned meetrid. Oli küll jah, et kohati siin alguses oli saanimeestelgi tegu, et rada üles leida, et sõitsid rajalt välja ja meie kohe järgi ja siis vaatasime, et oi, et rada läheb hoopis kõrval. Aga selline, oli küll vaalusid aga ma arvasin, et on veel hullem. Et sellist, kui siia sõites hommikul ikkagi sadas nii-öelda lund ka ja oli hästi kõva tuul, siis noh, ei olnud kõige hullem. No kuidas sinu programm ette näeb? Kas EMT Estoloppet-Saare maratonid mahuvad sul võistlusprogrammi sel aastal? See aasta kahjuks rohkem ei mahugi, et nüüd on see maailmakarikasari peatlonis ja sõjaväelaste MM Sarajevos ja siis veel Ante-Mansiiski MM ka, et no Tartu maratoni hirmsasti tahaks sõita, et ma olen küll kodus siis, aga peale seda on kohe sellised suhteliselt tähtsad võistlused, on 3 päeva ainult vahet, et ma pean selle vahele jätma, jah. 25 kilomeetri distantsil jõudis esimesena finišisse Kristjan Koskinen ajaga 1 tund ja 25 sekundit. Natuke vähem kui minut hiljem oli finišis ka teine mees, Grigori Korlovitš. Kolmas mees Reijo Sild kaotas juba võitjale 6 minuti ja 38 sekundiga. Viru maraton oli ühtlasi ka pikamaasuusatajate sarja EMT Estoloppet avaetapiks. Kokku koosneb sari 6 osavõistlusest, millest järgmine toimub juba eeloleval pühapäeval. 14. Tammsalu Neeruti maraton saab alguse Tammsalu staadionilt. Registreerida saab sellele võistlusele aadressilt www.sportinfo.ee. Raske oli. No 1 minut tagasi just finišeerisid, see tähendab seda, et ega praegu veel oled üsna võhmal või kuidas sul on? No taasun, jah. Mitmes sa kokkuvõttes nüüd oled siin? Sa oled ikka stabiilselt sõitnud 20 hulka siin Viru maratonil, et mis nüüd selle Viru maratoni juures siis on ära võlunud, et sa ikka püüad alati siin kohal olla? Siuke mõnus koht. Ma ise ka olin ju rajal, aga kahjuks pidin katkestama, aga see rada oli nii pehme, et kuidas sul on, kas on need lihased ikka täitsa sodid juba all? No lõpus olid päris räiged tõusud, aga hea kerge suusk päästis ära. Ma vaatasin, Meelis Aasmäe oli sinuga koos siin, et sa olid ikka siin esimestega päris nii võrdne mees, et ma tean, et kas võib öelda, et sa treenid ikka läbi aasta ja mitmetunnised treeningud, et ma tean, et sa rattaga päris paned siin 5-60 kilomeetriseid otsi ja nii, et pole asigi. Noh, vahest õhtuti jah. Spordipisik on sees juba varasemast ajast, kooliajast juba. Aga kuidas on, kas sa selle maratoni sõitsid läbi nii-öelda lõdvalt või siis ikkagi täiega, et maratonil oma reedel, et lihas peab ikka lõtv olema. Kuidas sinul on see, tunned sa praegu, et tegelikult sa jäi nagu nii-öelda powerit sisse ka? No ütleme nii, et ma
nii vanamehe nässakas ei ole veel, et kui ma sinu istustel käin, siis ikka täiega panemas. Aga rada oli seal, need põllupealsed osad, mis olid, need olid nii täis tuisanud, et seal oli ikka paar kilti oli klassikavõistlus. Aga muidu oli väga kihvt, super kihvt, väga mõnus. Ma vaatan, et Tartu maratoni rajal sind eriti ei ole näha olnud, et Tartu maraton ei ole siis sinu jaoks? Ei ole jah. Kunagi kui sai suusatrennis käidud, siis jäi see uisutehnika jäi nagu selleks minu leiaks. Väga lahe. No läheme siis sind uisuradadel. Palju õnne ja hea sõit oli. Sulev Lokkmees, kellega ma enamus ajast koos sõitsin täna. Sulev, kuidas rahul jäid siis? Eilne Tammula uisumaraton on niimoodi jalgades, et ütleme, et jalg hakkas tööle alles tund aega peale sõitu poole peal, alles oli see õige suusatunne peale. Ja et teine lihas ja eilne samasugune ilm, see kurnas niimoodi ära, et aga oma tegin ära 100, siis ei mahtunud seega, et midagi ei ole teha. Kuidas see paksu lumeses sumpamine nagu lihased läbi on võtnud? 60-kilosel mehel ei ole see nii hull, see on päris kerge. Seal suurtel meestel oli häda, aga ütleme head, et olematu rajapõhi ja tuisuvaalud, et ega niisugust tasakaalu häiret oli päris palju. No mingi hetk sõideti päris paarist tõugetega seal nagu klassikimaraton. Jah, et oli endalgi, et täitsa oled rahulikult tuule, sa lükkad lihtsalt paaris, et muud varianti ei ole. Kuidas on, sina oled ikkagi tegelikult mitmekordne siin Eesti meister veel uisutamises, aga suusamaratonidest võtad osa kui palju siis? See aasta on plaanis kõik välja Haanja. Nii et täiskomplekt, et Haanja sellest ei saa, seal on samal ajal on veel üks võistlus, mis on natuke tähtsam. No edu sulle ja eks siis uisuradadel võtad see aasta jälle oma vanuseklassis nii-öelda meistertiitleid? No peab pingutama jah, et see tuleb natuke lihtsamalt kui see suusatamine, et seal on nagu rohkem see, jah, sobib mulle tõesti paremini. No nii, Talis Nurk, tõepoolest suu on verine lausa ja siin on ka number sul täitsa verine, et kuidas siis oli, kus sa kukkusid niimoodi? Mahajääjad, see teine, kes nüüd tulid mahajääjad seal, tõusu peal kepi taha jäin ja hullumaja. Aga sina oled, ütleme, peaaegu 100-kilone mees, et kuidas selle lume sees sul sumbat oli siis? Ära räägi. Lagendiku peal tuul vastu ma seisin, kõndisin suuskadega. Väga raske oli. Ma vaatasin, et kuskil 7 kilomeetrit enne lõppu, et siis sa panid must mööda ära, aga oli näha, et ega sinul jalg ikka vajus kõrvalikult läbi lume. Kuule, kepid ka ei püsinud üldselt. Raske oli, tõsiselt raske aegki oli eelmisest aastast 20 minutit kehvem. Nii et kõvasti. Kuidas on, sa kavatsed ikka see aasta kõik need etapid ilusti kaasa teha? Üks jääb vahele. Esimene klassika, Alutagus vist jääb vahele. Muidu kõik ikka. Väga hea. No siis Tartu maratonil igal juhul oleme jälle rajal koos ja vaatame, kuidas läheb. Jah, kindlasti. No nii, üks suusahull on ka siin natukene kurva näoga, aga ma saan aru, et sa ülirõõmus. Jaa, väga tore. Rada oli tõesti hea, siin praegu rajameister räägib ja talle võib ainult kiidusena öelda. Ma saan aru, et selle sinu numbri järgi võib otsustada, et sa olid lühema maa peal. Lühema maa peal, jah. Ja kuidas see lühema maa rada siis oli? Kas seal oli siis, ei olnud nii pehme, ma saan aru, et seal oli natuke kõvem see rada? Jah, ja vahepeal tuli siis, kui need pikamaa mehed hakkasid mööda sõitma, siis tuli veel rajameister ja tegi veel paremaks. Ja kuidas sinul on? Sina kavatsed ikka kogu selle EMT Estoloppet-sarja nii palju kui võimalik osa võtta? No, mul on plaanis veel Tartu ja Haanja maraton, ma arvan. Aga see oli küll väga-väga tore. Arvi, selles mõttes oled minust kõvem mees, et ma pidin kahjuks täna rajalt pooleli jätma sõidu, sest kõik söök tuli välja kuskil poole seal 7 kilomeetri peale, siis panid just mööda. Kuidas sinul oli? Ma saan aru, et kuni lõpuni ikka päris hea enesetundega. Ei, päris nii ei olnud, et ma ei tea, see MK või ma ei tea, kuidagi raske. Et lõpp oli ikka jube, aga muidu tuist ka tapis vastu tuul ja rääkida raske. Kuidas sul on, kui palju sul üldse kehakaal on, et kas vajusid väga läbi lume täna? Kaalu on 75 kilo, aga tuis on vaalud põldude peal. See oli nagu hästi viini ja on muidu super. Lõug on täitsa jääs, ma saan aru. Täiesti rääkida ei saa. Läheb aega. Kuidas on muidu, sa võtad ka EMT Estoloppet-sarja maratonidest kõigist osa nii palju, kui vähegi võim on ja? Üritan kõigist võtta jah, et algus on nüüd tehtud ja järgmine nädalavahetus on juba Haapsalus ja siis Alutaguse ja rääkida ei saa.
Ma saan aru, et sa oled oma prillid ära kaotanud vahepeal. Ei ole. Tänase tuisuga jätsin autosse. Ma kartsin, et tuiskavad lihtsalt täis. Aga kui on rahulikum ilm, siis ma panen ette. Väga lahe, Arvi. Igal juhul meil on hea võimalus siin näidata telepildis korraks ka seda, et millised prillid on tegelikult Arvil. Gerdalani prillid on need, mille järgi on Arvi kuulsaks saanud. Kahjuks siis mina pidin Viru maratoni sel aastal poole jätma kuskil 7 kilomeetrit enne lõppu. Tuli kõik söök välja ja midagi teha ei ole. Seekord olid teised minust tugevamad, aga juba järgmisel pühapäeval ma olen rajal tagasi ja siis loodan uuesti 100 sisse sõita, sest tegelikult 7 kilomeetrit enne lõppu oli see, kui ma olin jõudnud just kuskil 110. koha peale, ma arvan, ja nägin, et minu ees on umbes 20 grupp ja üritasin nendele järgi saada ja neist mööda saada, aga oli just tuul vastu ja pingutasin totaalselt üle ja nii see katkestamine Viru maratonilt tuli, aga eks ma järgmine nädal olen juba tagasi rajal ja olgem ausad, tõehetk ju tegelikult saabub ikkagi Tartu maratonil, kui kõik need vähegi tugevamas vormis olevad mehed siin Tartu maratonil üksteiselt mõõtu võtavad ja siis juba esisaja koht Tartu maratonil on tõesti väga kõva koht. Vaieldamatult ühed parimad suusad valmistasid Viru maratoniks ette suusavennad. Selle tõestuseks olgu suusahullude tänase esinumbri Andres Juursalu 13. koht Viru maratonil. Ta läbis 42 kilomeetrit ajaga 2 tundi ja 7 minutit ning 37 sekundit. Temast eespool olid sisuliselt vaid profisportlased ja mitmed profisportlased olid ka temast tagapool, nagu näiteks Erki Jallai, Erko Jullinen ja teised. Suusavennad olid nõus ka oma üliõnnestunud määrdevalikust lähemalt rääkima. Kuigi ma Viru maratoni katkestasin ja päris lõpuni ei jõudnud, siis kui otsida midagi positiivset sellest sõidust, siis vähemasti minu suusad libisesid küll täiesti müstiliselt hästi. Ma tean, et Priit Pullerits ja Andres Juursalu samamoodi jäid selle valikuga nagu suurepäraselt rahule. Mis see edu saladus siis oli? Mida te sinna suusa alla täpsemalt panite? Aluspõjaks sai pandud siis kõige tavalisem Rexi sinine, ma arvan, oleks pisanud ükskõik mis firma tugevast külmast põhjast. See on siis puhastab põhja vanast määrdest ja siis loob sellise tugeva põhja suusale, et kestavad ka järgmised gihid paremini. Järgmisena läks meil kõrgfloori parafiinidest Swixi AF8, oleks võinud ka muidugi segada AF7-ga. Ta oleks sama efekti andnud ja siis viimase kihina läks Rexi DK28, mis siis oli antud päeva parim üks variantidest. Üks variant oleks kõvanud panna võib-olla Stari pulbrit, aga sai ise testitud ja DK28 oli ilmselgelt selle päeva parim. Kust te seda ilmainfot saite või kust need kogemused tulevad, et te teadsite, et just need sel päeval nii ideaalselt toimivad? Ilma prognoos me kasutame erinevaid saite, et on nooralaste YRNO ja Kismet ja venelaste oma ja Foreka Soome oma, et siis nende peale kompunnib selle ilma ennustuse kokku ja eks ta paras raske töö ole, et ega me päris synoptikud ei ole, aga üldjuhul saame asja toimuma ja eks me eelis on ka see, et me saame ise käia testimas ja meie nii-öelda pluss on see, et kõik on suusataustaga inimesed meil tiimis, et kes on endised suusatajad, kes tegevsuusatajad ja ilmselgelt oleme rohkem kursis suusamääretega ja suusa elus toimuvaga. Et siin võrreldus just spordipoodidega, kus tihtipeale töötajad on nii-öelda tänavalt võetud ja tihtipeale polegi suuski alla saanud, et sealt on nagu raske loota professionaalselt teenust ja infot. Ma tean, et siin minu see positsioon selle maratonil oli umbes seal 110. koharingis sõitsin ja olin üks kiiremaid mehi, aga samas kuuldavasti kasutasid nad kõik ikkagi tegelikult pulbrit, et kas on siis see tendents läinud nagu selles suunas, et üllatavalt palju maratonidel viimasel ajal juba on mindud pulbri peale? Jah, see ongi üsna hämmastav, et nii paljud inimesed on pulbri kasuks osutanud. Muidugi on ka mõningaid erandeid, kes seal esisajas sõidavad võib-olla kõrgflooriga, aga eks neid 4-rattaveolisi on alati
igal pool spordialadel olemas, et need ongi erandid, kes kinnitavad reeglit, aga üldjuhul on jah, et näiteks Tartu maratonil eelmine aasta siin iga spordipood ja kaasa arvatud meie seal pea 100 paari juurde neid pulbrivaarjad tuli, et igaüks kokku arutada, palju neid spordipoode on, et julgen väita, et Tartu maratonil seal 500-600 pulbripaari on raudselt rajal, et inimesed tihtipeale hakkavad seal võrdlema omavahel suuski, aga siis peaks ka taust olema teada, et kellel on kõrgflooral ja kellel madalfloor ja kellel pulber, et ilmselgelt Eesti oludes, kus õhuniiskus on väga suur, siis pulber annab väga suur eelise. Otepääl toimunud juunioride ja kuni 23-aastaste talialade maailmameistrivõistlustel oli eestlaste edukaim sportlane kahevõistleja Kaarel Nurmsalu. Ta võitis 3 pronksmedalit ning üks nendest medalitest tuli spetsiaalsuusahüpetes. 93,5 meetrine hüppe ja 121 punkti andis Nurmsalule murdmarajale minekuks 10-sekundilise edu Sloveen Marjan Jelenko ees, kes hüppas pool meetrit vähem. Ja teeb ka ilusa pika hüppe. Very nice effort by Marjan Jelenko and the distance of the jump is 93 meters. Nii et 93 meetrit. 30 sekundit peale Nurmsalu startis austerlane Michael Brandner ja 36 sekundit hiljem Mario Seidl. Üks selle distantsi favoriite, sakslane Johannes Rütsek, läks rajale 50 sekundit Nurmsalust hiljem. 10 sekundit pärast Nurmsalu rajale saanud Jelenko jõudis eestlasele järele juba pärast Kunimäe tõusu. 1,1 kilomeetri vahepunkti läbisid liidrid koos, kuid tagantpoolt tuli võimsalt lähemale Rütsek, kes oli 50-sekundilise kaotuse vähendanud juba 1 kilomeetriga 29,7 sekundi peale. Avaringi teises pooles oli vedaja rollis Jelenko, kes edestas 2,5 kilomeetri peal Nurmsalu poole sekundiga. Enda ees startinud austerlased kaugele selja taha jätnud Rütsek kaotas liidrile 21,8 sekundit. Teise ringi alguses kiirendas Jelenko ning Nurmsalu jäi maha. Hobuserõua tõusul paiknenud 3,6 kilomeetri vahepunktis oli Sloveenia edu juba 12,5 sekundit. Rütsek kaotas 19-aastasele eestlasele omakorda vaid 8,9 sekundiga. Kahevõistluse sprindis hüppevõistluse võitnud eestlane kaotas lõpuks siis kuldmedali võitnud Sloveen Marjan Jelenkole 36 sekundiga. Hõbemedal läks sakslasele Johannes Rütsekile, kes kaotas Sloveenile 20,3 sekundit. Sama kolmik jagas medalit ka tavadistantsil, kuid seal võitis Rütsek Jelenko ees kuldmedali. Kaarel Nurmsalu võitis seega aga 3 päeva jooksul 3 medalit maailmameistrivõistlustelt. Tema jaoks sai see imeline nädal alguse juba tegelikult enne maailmameistrivõistluste algust, kui MM-i peaproovil Saksamaal Klingenhallis toimus kahevõistluse kontinentaalkarika etapp ning seal võitis Nurmsalu esikoha. Kuidas siis kokku võtaksid selle üliõnnestunud maailmameistrivõistlused siin Otepääl? Ma loodan, et minu töö on tehtud siin võistlustel, sest ma olen ikka suhteliselt väsinud nendest 3 päevast, et see annab ikka tunda, kui 3 päeva järjest siuke tamp on taga ja kõik päevad venivad pikali ja söögid on ka siuksed, nagu nad on, et peale hüpped ei saa väga süüa, enne hüpped ei tohi süüa. Nüüd on esimene kord, kui ma võin korralikult sööma minna. Ma olen rahul. No isa ütles tõesti, et täna hommikul olid ikka väga läbi. Kuidas siis enesetunne oli, et oli ka oht, et võib-olla ei ole nii ära taastanud, et ei julgegi starti minna? Ei, kindlasti hüppemäel ma üritasin anda endast maksimumi ja ma täitsin absoluutselt hüppemäel enda missiooni, et teha rahulik tehniline hüppe, et ei ole mõtet kangutama minna ja ma suutsin selle ära teha, sest see oli tõesti tehniliselt hea hüppe. Jõudu küll jalas enam ei ole absoluutselt mitte mingit väikest raasu ka, aga õnneks tehnika toimis. Viimane küsimus oli konkreetselt selle viimase sõidu kohta, et kuidas siis jaksu oli rajal üldse? Tegelikult oli juba esimese tõusu otsas siuke küllaltki raske olek, et jah, ütleme nii, et see oli piisav täna 3., aga mitte midagi enamat, sest kui Johannes viimase tõusu peal kiirendas, siis ma olin ikka täiesti tühi, et sealt ei olnud enam mitte midagi võtta. Murnusuusatajatest sai Karel Tammjärv U23 vanuseklassi 30 kilomeetri suusavahetusega sõidus 9. koha. Ta kaotas kulla võitnud kanadalasele Alex Harvile 59 sekundit. Tammjärv jõudis ka ainsa eestlasena sprindifinaali,
Kuigi oma poolfinaali lõpetas ta alles 4. oli see väga kiire sõit ja kui selgus, et rootslane Kalle Halvarsson diskvalifitseeritakse, nii saigi Tammjärv lucky loserina finaali. Seal oli aga väga tugev koosseis, ülekaalukalt parim oli olümpiamängudel hõbeda võitnud Aleksander Banžinski, kes kontrollis kogu sõitu. Vähese pidamisega sprindivõistlusel osalenud Tammjärv oli finiši heitluses 5. Teine koht kuulus Timo Andrebakkenile ja fotofiniš andis 3. koha Magnus Moholtile. 4. oli Dietmar Nokler. Naiste poolfinaali jõudis ka Triin Ojaste, kuid mõne nädala tagune haigus oli ilmselgelt jätnud tema organismi oma jälje ning oma poolfinaalist Ojaste edasi ei saanud. Naiste finaali võitis Kertu Niskanen Soomest, teine norralane Britt Ingun Nydal ja 3. Jenny Öberi Rootsist. Vistalialade juunioride ja U23 maailmameistrivõistlustel oli kohal sportlasi 37 riigist, kaugeimad tulijad Austraaliast ja Argentiinast. Võõrustajad eestlased olid stardis 35 atleediga, enim oli eestlasi esindatud murdmaasuusatamises. Järgmises saates Suusahullud alustame aga klassikatehnika treeningutega Jaak Teppani juhendamisel. Ka suusavennad jagavad näpunäiteid, kuidas klassikatehnika suuski hooldada, sest suusatajate suur pidupäev Tartu maraton läheneb suure hooga. Lisaks järgmises saates veel ülevaade Tammsalu Neeruti maratonist. Kohtumiseni järgmisel teisipäeval. Kehade vallatust ruum on täis ja villaste sokkide lõhnad. Nurgas mustendab kaaneta klaver, seda lokkides lontsab viina. Mees, talvespordi suurim fännsakku originaal jagab nüüd laiali 5000 € talvekama. Aja suusad alla ja löö oma talent lauale. Vaata originaali 6 pakilt või saku.ee.